Tere hommikust kõigile. Mina töötan siis siin Tallinnas Euroopa Komisjoni esinduses ja proovin anda teile ülevaate. Mind pandi muidugi sellisesse väga keerulisse olukorda kohe. Õnneks on mul võimalus ise kõigepealt ennast kaitsta ja siis vaatan, et kas on ka küsimusi. Aga jah, tõepoolest need Euroopa Liidu strateegiad ja määrused kipuvad olema hästi keeruliselt sõnastatud. Et ühelt poolt mu roll siis ongi siin püüda lihtsamalt lahti seletada. Ja teiseks ma mõtlesin, et tahtsin siia juurde lisada ühe uudise, mida mina kuulsin pühapäeva õhtul siin Aktuaalse Kaamera nädalast, kus öeldi, et eestlane on auto usku. Et see jääb ka siin tänase päeva jooksul arutada ja mõtestada, aga ma küll tahaks loota, et need usud ei ole midagi sellist, mis on jumalast antud ja nii jääb, sest Euroopa Liidu poole pealt me ikkagi näeme, et on vaja sinna auto kõrvale ka muid liikuvuse viise arendada ja võib-olla siia konverentsi pealkirja juurde võiks küsida ka, miks liigume just autoga. Et liikuvus on ju ka jalgsi liikumine ja naudingut võib täpselt samamoodi tunda jalgsi liikumisest. Et võib-olla on seal ka nagu uusi avenüüsid, mida avastada. Aga tulles nüüd transpordi juurde ja mida see Euroopa Liidule tähendab, et tegelikult transport on, võiks isegi öelda Euroopa Liidu üks alustalasid, sest meie suurimaid edulugusid on ühisturg, Euroopa Liidu edulugusid siis, ja ühisturg ei saaks toimida ilma transpordita, et selles mõttes transport on ikkagi selgroog selleks, et liigutada inimesi ja kaupu, et nad saaksid vabalt liikuda, mis on siis meie ühisturu ju mõte. Samamoodi transport Euroopa Liidu peredele on oluline, sest ta annab 5% meie sisemajanduse kogutoodangust ja tööd umbes 10 miljonile inimesele Euroopa Liidu 445 elanikust. Samal ajal aga on ta Euroopa Liidu peredele number 2 kuluallikas. Sissetulekust suur osa läheb transpordi peale. Et seda võiks ka nagu püüda lahti mõtestada, et miks või kas peaks või mida seal siis täpsemalt millele kulutada. Ja ta on ka väga saastav, et Euroopa Liidu kogu heitest 30% tuleb transpordist. Ja kui me vaatame kogu maailma transpordi heidet, siis 15% sellest tuleb Euroopa Liidust. Ja Eestis samamoodi, et Eesti majandus üldiselt on väga-väga saastav, üks saastavamaid tegelikult Euroopa Liidus, kuigi me oleme väike riik, aga inimese kohta just see saaste on väga kõrge. Ja see on siis peamiselt seetõttu, et meie majandus on olnud, energiasektor on põlevkivipõhine, aga ka hoonete energiatõhusus ja transport panustavad sinna suurel määral. Ja kui ametis olev Euroopa Komisjon tööle asus, siis Ursula von der Leyeni juhitud, siis üks siis lipulaeva initsiatiiv meil on ju rohelepe. Mis see rohelepe on? Rohelepe tegelikult on püüd meie majandus ümber mõtestada selliselt, et ta oleks lahti seotud, majanduskasv oleks lahti seotud ressursikasutusest. See tähendab seda, et me kasutame vähem fossiile ja need, mida me kasutame, me proovime taaskasutada ja optimeerime, säästame energiat ja samal ajal proovime seda teha nii, et keegi ei jääks nagu maha, et need nõrgemad ühiskonnagrupid saaksid ka kaasa aidatud, et meil on Euroopa Liidus niinimetatud sotsiaalne turumajandus. Ja selle roheleppe eesmärk numbriliselt on see 2050 aastaks siis vähendada meie heidet nullini või saavutada kliimaneutraalsus ja selleks peab transpordi heide vähenema 90%. Need on sellised eesmärgid, aga eesmärk on vaja alati seada, et kui ma tahan kaalust alla võtta, siis ma võtan ka endale eesmärgi, et ma võtan alla 10 kilo, isegi kui ma saavutan 8 kilo, tegelikult minu tervis on ju palju parem. Ma usun, et me kõik oleme sellega nõus. Aga jah, et mingid eesmärgid tuleb seada, numbriliselt on neid alati lihtne seada. Ja on olemas siis seesama dokument säästva liikuvuse strateegia Euroopa Liidus, kus siis aastaks 2050, kui seda slaidi saaks edasi liigutada. Või saan ma ise seda teha? Nii, seal on viga, et see peab olema 2050, siis see 90% ja see tähendaks seda, et meil oleks üle 30 miljoni nullheitega auto,
80 000 veokit vähemalt. Seal meil on konkreetsed ettepanekud ka seadusandlikud, et alternatiivsete kütuste, mis varem oli direktiiv, nüüd muutumas määruseks, seal on juba seadusandjad omavahel kokku leppinud, seal on konkreetsed eesmärgid, et kui tihedalt peab olema laadimispunkte ja muud sellised nagu konkreetsed eesmärgid, mis võimaldavad siis alternatiivsete kütuste skaleerimist Euroopa Liidus. Siis on teine eesmärk, et meil peaks olema üle 100 kliimaneutraalse linna. Need on siis keskmise suurusega ja suuremad linnad, sinna alla kuuluks ka Tallinn. Ja see tähendab seda, et neil on kohustuslik esitada säästva liikuvuse plaan. Ja säästva liikuvuse plaan tähendab seda, et linnadel on pikaajaline visioon ja seal juures ka rakenduskava, et kuidas me saavutame linnades sellise liikuvuse, mis on ühiskonda ja inimesi säästev. See tähendab ka seda, et toimub koostöö üle institutsioonide, toimub koostöö huvigruppidega ja et transport peab seal olema funktsionaalne ja integreeritud. Ehk siis arvestama tegelike vajadustega, arvestama keskkonnaga ja võimaldama siis seda nii-öelda modaalset nihet või et need transpordiliigid omavahel on selliselt korraldatud, et on mugav neid kasutada. Ja samuti eeldab see eesmärk, et ühistransport muutub kliimaneutraalseks, mis puudutab alla 500 kilomeetriseid otsi ja see tähendaks näiteks seda, et meil peaks olema Rail Baltic valmis selleks ajaks siis meie regioonis. Muidugi saaks seda vahet siis läbida ka nullheitega autoga, aga konkreetne plaan ju Rail Balticu jaoks on olemas. Samamoodi eeldaks see seda, et kasutaja peaks maksma siis saastavate liikide või keskkonna saastamise eest. Et siin peaksid siis appi tulema mingisugused maksumuudatused või muud sellised keskkonna initsiatiivid. See oli nüüd selle strateegias selline säästva liikuvuse pool. Teine pool on siis nutikas ja kolmas on vastupidav, et need sõnad rektori avasõnades ka läbi käisid. Ja selle nutikal me mõistame, mis ma võib-olla see eelmise juurde veel ütleks, aga see on natuke vastuoluline, et kokku tegelikult on lepitud ju juba ka see CO2 heite vähendamise või standardid siis liikumisvahenditel. Et seal on see 2035 kuupäev, kus peaks Euroopa Liidus siis lõpetatama sisepõlemismootoriga autode heide. Aga mida see kriis on meile näidanud? Tegelikult kriis ei ole meile näidanud, et me rohepöörat kuidagi peaksime katkestama. Et loomulikult on võimalik, et vahepeal ajutiselt liigutakse tagasi mingite lahenduste peale, mis aitavad meil selle kriisi üle elada, aga pikaajaline plaan jääb ikkagi samaks. Küll aga selle nõude puhul, et me peaksime sisepõlemismootoriga autode müügi lõpetama, on ka võimalus mõne aasta pärast see asi nagu üle hinnata, et kas nii kiire tempo tegelikult ikkagi sobib. Aga nüüd tulles selle nutika juurde, et seal on oluline siis see, et me andmete potentsiaali rakendaks selleks, et liikuvus muutuks paremaks, et seal mõtleme siis jagamismajandust, samamoodi seda multimodaalsust või et seda nihet kuidagi teha inimesele mugavaks, et selleks peavad siis olema, ongi need elektroonilised piletisüsteemid, igasugu äpid, mis võimaldavad inimesele hästi lihtsasti oma liikuvust planeerida ja seda nagu harjumust muuta, kuidas ma liigun. Et seal on intelligentse transpordi direktiiv, et seda me vaatame ka läbi. Samuti siis see isejuhtivate sõidukite skaleeritus peaks toimuma aastaks 2050. Ja selle vastupidavuse all me mõistame seda, et meie ühisturg nagu ikkagi oleks konkurentsivõimeline kõigi riikide jaoks, et selleks me peame aitama järele neid, kellel on omal vähem vahendeid, et siin tulevad mängu need struktuurifondid ja muud rahad, et see võrgustik oleks tegelikult piiride ülene ja ikkagi see multimodaalsus oleks mitte ainult siis riigisisene, vaid Euroopa Liidu sisene liikmesriikide piiride ülene. Ja õiglus muidugi, et see samamoodi, et kui me investeerime ka Euroopa Liidu ühistest rahadest, siis see
viib lähemale sellele, et kõigile oleks hea liikuvus kättesaadav. Ja turvalisuse puhul muidugi meil ei saa olla väiksem eesmärk kui 0 liiklussurma, et praegu 2021. aastal 20 000 inimest hukkus liikluses, aga see on väga erinev riigiti, et Rootsis on see 20 inimest miljoni elaniku kohta, Rumeenias üle 80. Ja hästi paari sõnaga, ma näen, mul on 30 sekundit aega, et me vaatame tegelikult seda, ma võib-olla natuke ennetan siin moderaatori küsimust, et kuidas me saame sundida Eestit mingeid asju tegema, et ega tegelikult siiani väga ju ei saanudki, et nüüd need konkreetsed eesmärgid tulevad määrusesse, nagu ma viitasin siin näiteks, mis puudutab laadimistaristuid ja nii, et seal on ikkagi kohustus seda teha. Aga siiani me oleme iga-aastaselt vaadanud majanduspoliitikat riikides ja tulid siis puhtalt sellised soovitusliku iseloomuga ettekirjutused. Aga nüüd, kui koroonakriis lahvatas ja me tegime sellise suure uue rahastusskeemi, kus me laenasime finantsturgudelt raha ja maksime seda siis taasterahastu kaudu riikidele nende taastekavade tegemiseks, et sealt tuli lähtuda nendest soovitustest, mis varasemalt on riikidele tehtud ja Eestile transpordi puhul on ikkagi mitu korda öeldud, et tuleks investeerida transpordi säästvamaks muutmiseks. Ja siin me näeme, et Eestis näiteks 0 emissiooniga sõidukite osakaal jääb väga palju alla Euroopa Liidu keskmise ja samuti see heide pidevalt kasvab palju kiiremini kui Euroopa Liidus. Ja viimasele slaidile ma panin tegelikult need rahastamisvõimalused, aga kuna mu aeg on otsas, et ma sellest pikemalt rääkima ei hakka ja saate ise rahulikult uurida, võib-olla on ka küsimusi. Aitäh! Kohe küsingi, kas on küsimusi saalist? Võib-olla pisut neist rahastusvõimalustest, rahast hakkab ikkagi kõik, et see skeem on suhteliselt keeruline. 2 minutiga. No ütleks seda, et Eesti on nüüd liikunud rikkamate riikide hulka, raha saab nüüd natuke vähem inimese kohta, aga siiski palju rohkem, kui me sisse maksame. Ja mis varasemalt oli, et olidki need infrastruktuuri investeeringud, teed, kõik see, aga nüüd see peaks olema tegelikult suures osas tehtud. Nüüd on vaja investeerida nutikusse, miks mitte oskustesse, haridusse, ka nagu arendustegevusse, aga siiski päris palju raha ja just transpordiks vähem läheb maanteedesse, rohkem raudteede elektrifitseerimisse näiteks, aga ka nagu linnalise liikuvuse parandamiseks ja lausa regionaalarengu fondis on nõue, et 6% peab olema linnade liikuvuse parandamiseks sellest rahast kasutatud. Ja võib-olla ma rohkem ei ütlekski praegu. Selge, kiire pildi saime silme ette. Ave Jean-Lukas, aitäh! Aitäh teile!